Selle akulaadiga käib laadimine nii, et kui meil on sellised väikesed tavalised 3A akud, mis käivad näiteks telekapuldi sisse, siis paneme need siia akulaadiasse ja laadimine hakkabki pihta. Ja ekraani pealt näeme me nüüd mõlema aku laetuse taset eraldi ja näeme ka seda siit ülevalt nurgast, et kui palju laadimisele on aega kulunud. Samamoodi nagu nende väiksemate 3A akude laadimine käib ka suuremate 2A akude laadimine. Need on siis sellised akud, mis on näiteks kella sees või fotoaparaadi välkklambi sees. Ja samamoodi me näeme ekraanilt laetuse taset ja laadimiseks kulunud aega. Lisaks saab selle akulaadijaga aga laadida ka spetsiaalakusid. Spetsiaalakud on sellised lamedad akud. Need käivad tavaliselt näiteks fotoaparaadi sisse. Nende laadimiseks on sellel akulaadijal 2 kontakti siin keskel, 1 ja 2. Ja neid kontakte saab liigutada. Siin laadi all on 2 sellist heeblit ja kui neid heebleid liigutada, siis liiguvad ka kontaktid edasi-tagasi. Spetsiaalakudel on kõigil klemmid. Klemmid on tavaliselt nende akude otstes, mõnel on nagu sellel suurel on 4 klemmi, mõnel on 3 klemmi, aga oluline on see, et alati on siin klemmidel olemas pluss ja miinus. Pluss ja miinus. Ja nüüd laadimiseks ei olegi vaja teha mitte midagi muud, kui aku pluss ja miinus klemm ühendada akulaadija nende 2 klemmiga. Ja kõigepealt, mis tuleb siis teha, tulebki need 2 akulaadija klemmi panna täpselt kohakuti aku pluss ja miinus klemmidega. Siis tuleb aku nende klemmide peale panna ja siit selle ülemise osaga saab fikseerida aku paika. Ja kui aku on niimoodi siia sisse fikseeritud ja klemmidega ühendatud, siis hakkab laadimine pihta ja samamoodi nagu nende tavaliste akude puhul näeme me ka selle aku puhul laetuse taset ja laadimiseks kulunud aega. Niimoodi saabki selle akulaadijaga laadida nii tavalisi akusid kui ka spetsiaalakusid.